tere sõbrad, üle pika aja uus video YouTube'i. Täna oleme HC Gymis, Lasnamäe HC Gymis. Ma ei ole mingi 7 aastat vähemalt käinud, viimati ma käisin siis, kui meil oli esimene võistlusaasta. Üks väga tahtis asi iga trenni puhul soojendus. Ja tavaliselt ma kasutan lihtsalt hantleid, enne ma teen veel käteringid, puusaringid, siis tavaliselt saad soojaks ja alustan hantlitega. Põhimõtteliselt ma teen nii palju harjutusi, kui mul meelde tuleb ja mida ma oskan püsti teha. Ehk siis kõigepealt lihtsalt küljele lendamised, ette lendamised. Seljatõmbedeks. Mõte on see, et rohkem verd lihasesse liigutada, keha soojaks saada ja ei ole üldse nii tähtis, mis järjekorras sa neid harjutusi teed. Põhiline see, et sa tunned ennast hästi peale neid harjutusi, soojendusharjutusi. Hea on olla ja siis, kui sa juba esimese harjutuse juurde lähed, siis sa oled valmis endast 100% andma. Kui sa vaatad ükskõik milline professionaalne sportlane või meeskond, kui neil on võistlus, siis nad teevad enne soojendust. Teevadki enne soojendust sellepärast, et kui nüüd aeg käima läheb ja võistlus hakkab, siis nad on 100% valmis. Ja sama asi on siin trennis. Kui sa tuled teed oma soojendus ära ja lähed esimese harjutuse juurde, siis sa oled 100% valmis. Täna on trenn B push-päev ja 2 erinevat push-päeva. Siis üks on, kus on rohkem rinda, teine, kus on rohkem õlga. Täna on rohkem rinnale fookus. Esimene harjutus ma tavaliselt alati alustan heavy decline pressiga. Siin on selline päris hea masin. Kui masinat ei ole, siis ma teen Smithi peal. Esimene harjutus, kergelt alustad. Algus soojaks, paar seeriat tunde järgi ja siis on 2 tööseeriat. Nende soojendusseeriate eesmärk on praegu võimalikult palju verd juba lihasesse pumbata. Et kui see tööseeria hakkab, sa tunned, lihas töötab maksimaalselt, kõik kohad on soojad ja selle tulemusena sa hoiad ennast tervena ka. Kõik soojendusseeriad ma teen suht järjest, kui ma just kellega koos trennis ei ole ja jäid jutustama. Suht järjest, kui paned raskust juurde, teed ära. Soojendusseeriate ajal ma alustan 12 reppi, see on 10, 8, eelmine oli 5 ja see on nüüd suht juba ligidal tööseerial, ehk siis selle ma teen ainult 3-4 reppi. Ja enne selliseid suuremaid lifte ma tegelikult enda mõttes proovin seda lifti nagu ette kujutada. Kui ma olen enne seda raskust teinud, siis ma kujutan ette, mitu kordust ma esiteks seda tegin, mitu korda ma seekord tahan teha. Praegu ma kujutan ette, et tahaks teha ka 8. Viis pool ei kujutanud piisavalt ette. Ma olen see nädal teinud 2 trenni ainult. Mõlemad on olnud jalapäevad. Teisipäeval tegin jalgu, eile tegin jalgu. Kui sa teed neid tööseeriaid ja kõige raskemaid seeriaid, siis kuidas sa saad teada, kas see raskus on sulle, kas see on raske raskus, siis selle järgi, kui kiiresti suudad seda raskust liigutada. Kui see raskus käib sul niimoodi lihtsalt, siis tähendab, et see on tegelikult suhteliselt kerge. Kui see raskus on raske, siis kui sa sihidki sinna mingi 5-8 kordust, siis ta peaks väga aeglaselt liikuma. Ja kui ta liigub kiiresti, siis sa tegelikult jaksad palju rohkem. Back off set võtsime 15 maha, vaatan palju siit tuleb.
Teine harjutus, quarter reps, incline dumbbell press. See umbes 45 kraadi ja siin võtad natuke väiksema raskuse. Ja quarter reps on siis niimoodi, et sa lased alguses alla, tuled veerandi jagu ülesse, alla tagasi ja siis on full rep. Sellega sa veedad palju rohkem aega siin venituses, kus see harjutus on kõige efektiivsem. Kõik harjutused on venitusfaasis kõige efektiivsemad ja sa tahad seal kõige rohkem aega veeta. Siis teedki siin sellise pooliku ja siis on ülesse. Vaikselt alla, kontrollid rinnani, veerandi jagu ülesse ja hops siia. Veerand, full rep. Veerand, full rep. Rinnaharjutustel proovi oma selg võimalikult nõgusaks lükata. Õlad taha, alla, kokku. Niimoodi, et rind tõuseb ülesse, kui sa surud läbi rinna. Kõige suurem viga, mis tehakse, surutakse läbi õla. Ja kui sa saad ennast jälgida peeglist, sa alati vaata. Jälgi, kas su käed on ühel kõrgusel, kas on ühe nurga all. Praegu mul on mitu klienti olnud, kellel õlas on sarnane valu hakanud tekkima. Ja tegimegi kindlaks, et see on sellest, et ta surub läbi õla. Ja ta on aastaid seda teinud niimoodi valesti. Siis selle tulemusel see õlg saab palju koormust ja lõpuks siis hakkab valutama. Nii, see on see nurk, millest ma rääkisin. Ma ei hoia siin 90 kraadi, vaid ma keeran nii palju sisse. Ja küünarnukk liigub täpselt selle hantli all siis. Siia üles. Op. Op. Kaks harjutust tehtud, mul rind jumala läbi juba. Seepärast ongi, kui sa treenid intensiivselt, sa ei pea tegema 4 harjutust või 5 harjutust lihasgrupile. Eriti veel rinnale, ta on nii väike osa. Kui sa teed 2-3 korralikult ja nüüd 2 korda nädalas või isegi 3 korda nädalas, siis see töötab palju paremini, kui sa teed 1 korra ja 4-5 harjutust korraga. Kolmandaks selline old school Nautilus Nitro incline press. Ja siin ma nüüd teen natuke rohkem korduseid. Proovi sinna 12, võib-olla isegi 15 kordust saada. Hästi rahulikult alla tunnetusega. Rind on kogu aeg üleval. Paus. Üleval squeeze. Täna on rinnafookusega päev, siis ma õlale pressi ei tee. Õlgadele tulevad ainult lendamised. Aga täna on siis küljele lendamine esimene ja see on üks päev, kus ma proovin võimalikult heavy minna. Teine päev, kus ma teen kergemad tunnetuse peale, aga täna on heavy. Kergelt kummardan natukene ettepoole. Käsi on sellise nurga all. Ei lähe siia taha, siis hakkad rohkem trapetsiga tõstma kui õlaga. Üks nipp hästi hevide lateral fly'dega on see, et võtta rihmadega raskused kinni. Sa ei pea keskenduma oma randmele enam, vaid saad korralikult
õlaga tõsta. Loomulikult, mida heavimaks raskus läheb, siis pead hakkama natukene kehaga aitama. Ja nii kaua, kui sa ikkagi kontrollid seda raskust ja päris back extensione tegema ei hakka, siis on fine. Sama asi on seljaharjutustega. Põhimõtteliselt, kui sa jaksad seljaharjutusi ilma strapsideta teha, siis see on võib-olla märk, et sa kasutad liiga väikest raskust. Su selg on palju tugevam, suurem lihas kui su ranne või siis su forearm on, mis tavaliselt enne ära väsib. Siis pane strapsid peale, kasuta suuremat raskust, loomulikult hoia tehnika puhas. Ja kui sa näed, kui selg hakkab ka kasvama. Okay. Teine õlaharjutus on front fly'd. Sellega targetima seda õla esiosa ja mulle meeldib teha seda viie kaupa. Ühe käega 5, teise käega 5. Ja selle poolega, kummaga ma teen, raskus on sellele poole kaldus. Mul oleks siit mugav teha ja käsi liigub niimoodi kergelt diagonaalis. 5 sellega, 5 teisega. Mulle hakkas see harjutus täiega meeldima, kui ma nägin Wes Watson, kes Wes Watsonit teab. Ta postitab Instagrami videoid, kus ta teeb seda samat harjutust, aga hästi kurja pilguga vaatab oma südamesse sisse, souli sisse ja annab minna niimoodi. Iga repiga näed, kuidas veresooned hakkavad rohkem välja tulema. Viimane finisher exercise, tipsid, jälle 10-12, nii sügavale kui võimalik. Tunneb rinnas ka venitust, see on kohe kätekõverdused peale. Kätekõverdused on siin. Jälle põhja ja üles. Siin on hea teha, siin ta saab palju sügavama lasta, muidu kätekõverdusi taasi jäädki tegema. Kohe lähevad kätekad peale. Okei. Väike side note, mis me eile ka trennis tähele panime. Kui sa lõpetad seeria, kui sa kõnnid sealt seeriast niimoodi ära, et sirge seljaga hakkad juba raskused ära võtma. Ühesõnaga, sa ei ole üldse väsinud. Sellelikult oli liiga kerge ja sa ei pingutanud. Kui sa tahad saalis õigeid tulemusi näha, siis peale näiteks väga rasket seeriat kükke, sa võib-olla oledki pikali maas natuke aega, kogud hinge, eks. Aga kui sa kohe jaksad püsti tõusta, raskuseid vahetada, sõbraga juttu rääkida, siis sa ei pingutanud piisavalt. Aitäh kõigile vaatamast. Kui te tahate veel selliseid videosid näha, siis pange like, pange subscribe, kirjutage mõni kommentaar, mida te tahate näha, millest ma võiks rohkem rääkida. Ja loodan, et ma saan nende videotega teid mingil määral õpetada, motiveerida. Ja ma loodan, et neid videosid hakkab nüüd rohkem tulema, võib-olla iga nädal isegi. Nii et stay tuned for the next one.